Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas! On teisipäev, kell on 7:01 läbi ning eetris on järjekordne Krimiraadio. Stuudios on saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega ei ole täna ekspert Andres Anvelti. Aga tänases Krimiraadios räägime järgnevatel teemadel. Tänase saate teises pooles tulevad meile stuudiosse Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte, et siis rääkida rahvusvahelisest politseioperatsioonist, mille Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo viis läbi ühes siis rahvusvaheliste partneritega ja selle eesmärgiks oli takistada siis teenustõkestusrünnete, lühemalt ka DDoS-ide toimepanemist ja seal taga on ka üsna huvitavad tulemid. Ent kõigepealt räägime äsja kohtusse jõudnud möödunud sügisesest süngest mõrvajuhtumist, kus süüdistatav üritab muu hulgas seletada, et sooritas äärmiselt verise kuriteo kirjandusklassik Fjodor Dostojevski teoste mõju all. Selle ränga, ent ka kummalise loo tausta ja uurimise üksikasju aitab selgitada Põhja ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere, aitäh kutsumast! Niisiis, möödunud aasta 8. septembri hommikul ilmus uudistekanalitesse nappu teade, et eelmisel ööl pidas politsei Tallinna kesklinnas kinni 34-aastase mehe, keda kahtlustatakse 59-aastase naise tapmises. Kusjuures mees ise helistas ja teatas oma veretööst. Lauri Jõgi, kirjeldage pisut, kuidas sündmused tol ööl arenesid? Ma kõigepealt võtaksin selle momendi ja loomulikult ma pean ka seda ära mainima, et täna ei ole meil veel kohtuotsust. Ehk siis igasuguseid fakte saab tuvastada kohus. Mina saan rääkida sellest, mis on süüdistusversioon ja loomulikult me ei tohi ka ära unustada, et selles asjas on ka kaitseversioon. Aga võib-olla alustaks natukene laiemalt, et meil on Põhja ringkonna prokuratuuris, mis katab Tallinnat ja Harjumaad, selline töökorraldus, et siis tapmiste peal on valves eraldi prokurör, ta on siis valve nädala kaupa ja 24/7 me oleme siis valmis ka reageerima sündmuskohtadele, kus on vägivalla tunnustega surnukeha. Ja too õhtu selle poolest ei erinenud. Tegelikult arvestades hiljem ohvril tuvastatud vigastusi oli see enam kui kindel, et see surm on saabunud vägivaldsel tagajärjel. Ja sellise infoga me siis ka sinna sündmuskohale saabusime. Ja meie prokuröri töö sündmuskohal on selles mõttes ka äärmiselt oluline, et meie kriminalistid on äärmiselt põhjalikud. Kui me sinna ei läheks, meie ees võib olla 400-500 fotot sellest ja väga keeruline oleks sellises olukorras aru saada, millega me üldse tegeleme. Et selles mõttes on seal väga suur väärtus, et me saame oma silmaga näha, mis see kontekst on, millised on vigastused, milline on kohtuarsti poolsed selgitused esmased, millega me üldse tegeleme, missuguste uurimisversioonidega me edasi läheme. Pärast seda nappi teadet seal uudistekanalites oli meil järgmisel päeval siin samas Krimiraadio saates külas põhjaprefekt Ats Kübarsepp, kes oli samamoodi toimunuga loomulikult kursis ja tema kirjeldas seda sündmuspaika seal, et polegi varem nii jõhkra sündmuspaigaga kokku puutunud. Mis selle sündmuspaiga nii jõhkraks tegi? Loomulikult süüdistuse järgi oli tegemist 31 noalöögiga. Paratamatult sellises olukorras jäävad ka sinna ulatuslikud verejäljed, kahtlemata olid seal ka väga ulatuslikud vigastused ohvril. Kindlasti mainin ka ära, et selles osas on meil kohtus ka vaidlus, missuguses ulatuses, millised vigastused tekitati ja kas lõpptulemusena on siis õige Eljar Isajevit süüdistada mõrvas või tapmises. Aga igal juhul süüdistusversiooni järgi, mis põhineb siis kohtuarsti hinnangul, neid vigastusi ikka oli märkimisväärselt. 31 noatorget või noahaava, see viitab erakordsele vihale. Kas need kaks inimest tundsid üksteist, siis tapja või siis ründaja ja ohver?
selle üle meil vaidlus tegelikult ei olnud, et nad olid põgusalt tuttavad. See ei olnud nende esimene kord, kus nad kohtusid. Aga ma ei tea, kas nii palju saab öelda, et mis neid siis ikkagi täpselt sidus, et kui nad ikkagi olid mitu korda kokku saanud? See on ka kohtusaalis kõlanud, ohver oli intiimteenuse osutaja, selle kaudu pärines ka siis nende tutvus. Ja loomulikult ka antud kontekstis kindlasti on oluline see, et intiimteenuse osutajad on äärmiselt haavatavad just selle kaasneva anonüümsuse tõttu, ka see, et teenusreeglina toimub 4 silma all ja väga privaatses sfääris. Vabandust, et ma nii küsin, aga kas tõesti me räägime siin 59-aastasest intiimteenuste osutajast ehk siis prostituudist, praktiseerivast prostituudist selles vanuses? Jah, meil olemasoleva info järgi vähemalt, ma ei oska öelda, kas see oli tema ainus sissetulek, antud ka kuriteo kontekstis ei olegi sedavõrd oluline, aga igal juhul jah, sellist teenust osutas. Milline oli tolle Eliari, nii oli siis süüdistatava või kahtlustatava nimi või on, milline oli tema senine taust, millega ta tegeles ja kuivõrd tal oli võib-olla varasemast kokkupuuteid politseiga, korrakaitseorganitega? Ilmselt sellega ei astume mingitest piiridest välja, kui öelda, et ega ta varasemalt karistatud ei olnud. Ja kuivõrd ta kohtus, kasutas oma õigust, ütles, et mitte anda, siis täpsemalt temalt selle kohta küsida on võimalik, küll aga ta rääkis ka siis kohtuvälises menetluses uurijaga, veidi avas ka oma tausta siis vahistamistaotluse arutamisel. Selle pinnalt võib vähemalt esmalt järeldada, et ta teenis oma sissetulekut spordiennustuste kaudu. On too Eljar ise miskit moodi selgitanud, et miks ta ise ikkagi politseisse helistas, kui oli julma veretöö korraldanud. Nagu sa ka mainisid, siis üht-teist on ta ikkagi kinnipidamisel ka rääkinud teile. Need ütlused, mis ta siis uurijale antis, need said ka osaliselt kohtusaalis ette kantud ja seal ta ütles, et ta tundis, et ta peaks ka selle toimepandust vastutama. Politsei kaameras on salvestus, mida ka kohtusaalis on näidatud, kus ta ütleb, mul on huvi, kuidas kurjategijate mõistus toimib. Mida sellest järeldada, mis lause see selline on, mis see tema kohta ütleb? Ausalt öeldes, süüdistatava motiivide osa spekuleerimine on alati selle koha pealt väga keeruline. Ma räägin siin nüüd üleüldiselt, mitte konkreetsest asjast, aga väga keeruline on teinekord seletada seda, mis on, võiks öelda seletamatu. Kui me räägime motiivist, mis ei ole tapmiste puhul tavapärane, ja ma ütleks tavapärane on see, et ikkagi eelnevalt on olnud mingisugune konfliktsituatsioon, kas see on lühiajaline, kas see on pikaajaline suhete sassi minek, on seal ka mängus alkohol või ei ole, aga igal juhul seda tüüpi kuriteo puhul tegelikult ju ka ei ole nagu sellist selgelt äratuntavat tavapärast tapmise motiivi. Ehk siis laias pildis ega tegelikult on väga keeruline seletada seletamatut. Ja väga oluline osa on ka selle juures, mida me nagu teame veel, mida me saame objektiivselt öelda, seda kõike kõrvutada. Aga paratamatult lõpuks jääb see ikkagi vähemal või rohkemal määral lihtsalt oletuseks. No selles mõttes ei saa olla oletus, seal on ikkagi mingid tõendid ka taga, aga see on ütleme siis pigem järeldus. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti on meiega ka Põhja-Ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi ja me räägime möödunud sügisel aset leidnud süngest mõrvajuhtumist, kus siis süüdistatav on üritanud seletada, et sooritas äärmiselt verise kuritöö kirjandusklassik Fjodor Dostojevski teoste mõju all. Vaat selle Dostojevski juurde nüüd jõuamegi. Too Eliar on politseile tunnistanud, et on kirglik lugeja. On öelnud, et armastab klassikalist kirjandust. Kafkat, Nietzschet, mullu augustis hakkas lugema enda sõnul siis Fjodor Dostojevski kuritööd ja karistust. Ta on kirjeldanud, et kui varem polnud suuteline isegi mitte hiirt tapma
ja võib-olla isegi mitte sääske tapma, siis pärast selle sama kuriteo karistuse lugemist midagi tema sees muutus või murdus. Kui tõsiselt sellist juttu maksab üldse uskuda teil prokurörina? Kindlasti miski oli nagu see murdepunkt, mis ikkagi ajendas tõenäoliselt siis süüdistatavad tegudele. Kas see oli ainult maailmakirjanduse klassika? Süüdistusversiooni kohaselt tõenäoliselt on seal ikkagi midagi rohkemat, et selline mõte ei tundu tekkinud olevat tühja koha pealt. Et kohtule siis esitati ka tõend selle kohta, mis oli tema nutiseadmes olev meediasisu ja vähemalt oma enda selgituse järgi plaanis ta teha siis podcast'e, mis kajastasid siis tõsielulisi kuritegusid, kuivõrd ta kasutas oma õigust ütlesid mitte anda, siis selle kohta tal paraku küsida ei olnud võimalik, aga see siiski tõstatab küsimuse, et mingisugused indikatsioonid on sellele, et selline morbiidne, vägivaldne sisu ei ole talle ka varasemalt olnud võõras minu hinnangul. Kui ma selle kohta lugesin, selle Dostojevski momendi kohta seal, siis meenus mulle 2003. aasta, kui Narva külje all Olgina külas tappis üks noormees oma pensionäridest naabrid ja samuti viitas, et teda tõukas sellele kuriteole Dostojevski teos kuritöö ja karistus. Öelge, kui sageli tuleb Eestis üldisemalt nüüd ette, võib-olla teie praktikas või ka kolleegide praktikas, et inimesed sooritavad mingisuguseid tegusid just nimelt, no mitte siis üksnes kirjanduse, vaid ka näiteks filmide, mängude või lausa muusikapalade tõukel või mõjul? Eks see on küsimus, mille peab ilmselt lõpuks otsustama kohus, aga kindlasti prokuröri vaatest ei saa ka kõrvale jätta seda, et kuidas öelda, viide või inspiratsioon kirjandusteosele võib-olla muudab selle kogu kuriteo kuidagi veidi paremini mõistetavaks või kuidagi öelda ka natukene inimlikumaks. Seda tegelikult, mis tolles ajas ja ruumis inimese peas toimus, me ei pruugi mitte kunagi teada saada. Aga selline versioon puhtalt olukorras, kus ütleme, juriidilises mõttes inimene on süütiv, ehk siis tal ei olnud sellist häiret, mis oleks oluliselt piiranud tema võimet sündmustest aru saada või neid juhtida. Ka see on tegelikult üks meie vaidlusküsimustest, nii et sinna ma väga rohkem süvakuti ei läheks. Seda, et see oleks nagu ainus põhjus, pigem on keeruline uskuda. Nojah, lugedes ikkagi tegelikult seda kirjeldust, mis ta on ise öelnud, et Dostojevskilt ta selle nii-öelda idee sai ja tahtis teha ka podcast'e siis tõesti sündinud kuritegudest. Meie teeme siin Rauliga ka raadiosaadet tõesti sündinud kuritegudest ja meil ei teki siin sellist huvi, et ka minul oleks nende kirjelduste põhjal esimene küsimus, et kas mees ikka on süüdi või mitte, aga Lauri, sa mainisid, et tõenditena saigi esitatud tema telefoni sisu, üks asi oli need podcast'id, aga mis sealt telefonis veel leidus? Tegelikult see, mis telefonis leidus, seal oli muuhulgas ka fotosid inimestest, kes vähemalt väliste tunnuste järgi tundusid olevat surnud, vägivaldset surma. Seal oli foto ka minu meelest Charles Mansonist ja selle materjali talletamise põhjusena ta siis väitis, et see oli talletatud eesmärgiga teha podcast'e. Et YouTube'i keskkonnas siis nii-öelda taustamaterjaliks ma eeldan videole. See viimane on muidugi utreeritud, aga ega seal väga teist konteksti olla ju ei saa. Sündmuspaigalt leiti ka mööblile kirjutatud, heledale mööblile, ma ei tea, kas markeriga või lausa verega kirjutatud mingisugused tekstid. Mis tekstid need olid ja kas need omakorda jällegi, millest need räägivad? Need olid 2 inglisekeelset markeriga kirjutatud tsitaati Dostojevskilt. Jällegi? Jah. Dostojevskilt, aga kas need võivad olla kokkuvõttes ikkagi üks selline konstrueeritud plaan, et lõpuks selle kõige taha peita ennast, mängida mingisugust meeltesegadusest
tegelast ja pääseda siis reaalsest karistusest. Või on see nüüd natuke juba ülemõtlemine? Süüdistusversiooni kohaselt on seal näha, et kogu sündmuste käik toimis justkui nagu mingisuguse narratiivi järgi. Kindlasti oluline fakt oli see, et helistati mitte sealt samast korterist, vaid juba hiljem bussijaamas. Ka riided vahetati, aga samas oli kaasas näiteks seljakott veriste riietega. Justkui nagu ei näinud, et kordagi oleks kuritegu otseselt üritatud varjata, aga samas keeruline on panna seda ikka nagu muusse konteksti, kui selle järgi tegelikult nagu puudub mingisugune praktiline vajadus. Vähemalt oma ametist tulenevalt oleks see minu poolt muidugi liigne spekulatsioon, kas seal taga oli tõesti mingisugune konkreetne kavatsus või oli see lihtsalt selline, kuidas süüdistatav oma peas seda versiooni ette kujutas. Selle kohta ma ei saa teha ühtegi tõsikindlat järeldust, küll aga sellises olukorras me kindlasti ka kontrollime, kas isikul võis olla, inimesel võis olla vaimse tervise häireid. Ta on ju ise maininud mingisuguseid, kas mitte bipolaarseid häireid või midagi sellist, et tal on justkui kas diagnoositud lausa või ta vaevleb nende käes. Terviseseisund on nüüd selline küsimus, mida ma hea meelega ei puudutaks. Need on ikkagi väga personaalsed küsimused. Ma saan öelda üksnes seda, et psühhiaater, psühholoog ka väga põhjaliku ekspertiisi antud asjas koostasid ja loomulikult, kui vastus oleks olnud see, et isik või inimene ei ole süüdiv, siis meil on selle jaoks tegelikult täiesti eraldi menetlus ette nähtud. Nii palju veel võib-olla kuulajatele tuletan meelde, kes ei tea, siis siin oli jutuks, mis ta telefonis sisaldus, et mainisid Charles Mansonit, nimelt ta on siis üks Ameerika kurjategija, kellele mõisteti siis surmanuhtlus 71. aastal, muuhulgas siis tappis ta näitleja Sharon Tate'i ja veel siis organiseeris 6 inimese mõrva, et selline ikkagi kuulus mees kuulus mõrvar ikkagi telefonis. See näitab muidugi inimese kohta ära üht-teist, kes selliseid huvisid omab. PPA isikuvastaste kuritegude talituse endine juht Isko Vares on meil siin saateski korduvalt rääkinud, et tegelikult hetkel meil Eestis ja eeskätt siin Tallinnas on liikumas ikkagi päris palju inimesi, kellel tõepoolest on mingisugune psüühiline häire, mingisugune moment ja on ainult mingisuguse hetke või mitmete asjade kokkusattumise küsimus see, et juhtub mingisugune totaalne õnnetus, toimub mõrv kõige hullemal juhul, aga võib-olla mingi kallaletung või mis iganes. Kuivõrd te sellele alla kirjutate, et see on meil mingisugune probleem, millele nüüd riik või ühiskond ja sellega siis ütleme mingid pädevad ametkonnad peaksid tähelepanu pöörama, et sellega tuleb tegeleda, et meil on mingisugune probleem siin? Ma olen täiesti nõus Isko Varesega, et vaimse tervise ennetus on tegelikult äärmiselt oluline. Kui nüüd öelda selle kaasuse kontekstis, siis igal juhul oli näha, et Eljar Isajev elas üsna isoleeritud elu. Isegi kui tekivad sellised teatud negatiivse laenguga mõtted, ka juba lähedaste tugi on äärmiselt oluline anda kas või ka sellises olukorras mingisugust positiivset sisendit. Aga olukorras, kus tegelikult inimene veel midagi teinud ei ole, siis me ei hakkaks minema nüüd õiguslike äärmuslikesse konstruktsioonidesse laias pildis, ei ole ka väga palju, mida saaks teha politsei ja veel vähem prokuratuur, kelle volitused tekivad juba alustatud kriminaalmenetluse raames. Aga me näeme nii-öelda tagantjärgi tarkusena seda väga palju, et tihti raskete kuritegude puhul on vaimse tervise komponent, see on seal. Mida meil teha, meil enda arvates siis tervetel ja tavakodanikel, kas me peamegi siis ikkagi harjuma mõttega ja hiilima silmanurgast alati selja taha, ega äkki ei liigu tänaval keegi, kes tahab ka väikest viisi teada, mida mõrvar ometi mõtleb, kui ta mõrvab? Ma arvan, et sellist muret ei peaks olema. Sellised sündmused on ikkagi haruldased. Neid on olnud, kus võiks öelda, et tapmise motiiv on üldse
kas me ei saa seda tuvastada või meil ei ole seda kindlalt teada, aga ütleme, kui näiteks kas või ohver on vähe tuttav või täiesti võõras inimene. Aga see ei ole mingisugune üldine tendents, millest me saaksime rääkida ja veel vähem me peaks pärast kartma ka tava kaasinimesi tänaval. See ei ole tegelikult olukord, millega me puutume kokku igapäevaselt. Mida me kindlasti saaksime teha, alustada ka iseendast, olla toeks neile, kes on meie lähedased, kui me näeme, et neil on raske aeg, emotsionaalselt keeruline periood, ka selline väike tugi võib olla tegelikult midagi, mis pikemas perspektiivis aitab tegelikult võib-olla ennast kahjustavate mõtete, aga samamoodi ka teisi inimesi kahjustavate mõtete kuhjumist. No kuidas ära tunda, et millal need mõtted on lihtsalt kuidagi omaette keerulised mõtted ja millal nad on juba ohtlikud mõtted? Aga see on tegelikult olukord, milles on ka siis tihti prokurör, et ega sellist võluvitsa, millega me saaksime prognoosida inimese käitumist, tegelikult meil väga hästi ei ole, kui me räägime just nendest tingimise enne tähtaega vabastamistest näiteks, kus vähemal või rohkemal määral me peame tegema ka prognoose, samamoodi ka vahistamiste käigus. Meil enamasti vahistamise aluseks on see, et prokuratuuri hinnangul on prognoosid, et inimene jätkuvalt toime panna kuritegusid. Me saame kindlasti individuaalsete asjade puhul tuua välja need konkreetsed tegurid, aga sellist nagu kindlat teaduslikku metoodikat me saaksime öelda, et vaadake, see inimene kindlasti paneb kuriteo toime, kui me teda kinnipidamisasutusse jätta. Meil võivad olla küll faktor, mis selle tõenäoliselt tõstavad väga kõrgeks, aga seda 100% kindlasti me ei saa ju kunagi öelda. No te olete leidnud, et selle prostituudi tapnud Eljar ikkagi pani toime mõrva, mitte siis tapmise mõrva, ehk siis see oli ette kavatsetud. Mis oli see võib-olla kõige põhilisem tõend, mis teile andis alust sellise süüdistusega siis kohtusse minna? Minu jaoks kõige kesksem tõend just selles küsimuses, kas tegemist oli tapmise või mõrvaga. Mõrv tegelikult annab väga erinevaid alternatiive. Süüdistus esitati alternatiivi kohaselt, et tegemist on siis julmal viisil toime pandud tapmisega. Ja selle aluseks oli meil ikkagi eelkõige eriteadmistega isik, kelleks oli kohtuarst. Kohtuarst selles asjas minu hinnangul koostas väga põhjaliku ekspertiisiakti, ta selgitas seda ka kohtus. Aga üks õiguslik küsimus, mida me peame ka kindlasti alati sellistel asjaoludel adresseerima, on kas inimene oli elus sel ajal, kui talle kõik need vigastused tekitati. Seepärast, et kohtupraktika järgi tegelikult surma saabumisega, kuna tapmine ja mõrv kaitseb elu, on tegelikult ka kuritegu õiguslikus mõttes lõppenud. Kuidas te edasist näete nüüd, kas see protsess ja tulevane otsus on ka mingis mõttes Eesti kohtupraktikas kuidagi märgiline või oluline või mingisugust kuidas öelda, näidisena nähtav asi? Sellele küsimusele on mul võimalik vastata siis, kui meil on olemas kohtuotsus. Küsimused tõenäoliselt kindlasti on olulised, nad on huvitavad, aga tegelikult ei vaidle konkreetselt midagi sellise üle, vähemalt minu subjektiivse arusaama järgi, et kohus peaks lahendama mingisugust õiguslikult väga harukordset küsimust. Loomulikult siin on tõusetunud küsimus nii siis süüdivuse osas, vaimne tervis põhimõtteliselt. Siin on ka kuriteo toimepanemise viisi osas, aga need on tihti tegelikult vaidlused, mida me sedavõrd raskete kuritegude puhul vaidleme. Teie enda karjääri jooksul tähistab ta midagi erilist? See protsess, see kohtuasi, see lugu? Ma küll üritan hoida sedavõrd raskete kuritegudega sellist emotsionaalset distantsi, sest muidu vastasel juhul mingi hetk selliseid mälestusi koguneks liiga palju. Et selleks, et prokuröri tööd teha, siuke liigne emotsionaalne kiindumine oma kriminaalasja kindlasti ei ole hea viis, kuidas sellele läheneda. Et töö ikkagi seisneb selles, et need faktid kohtu ette tuua, anda neile õiguslik tõlgendus ja päevalpuks on ju kohus see, kes otsustab. Aga siiski, kui oled vahetult näinud neid pilte, tõendeid näinud seal koha peal seda, mis kõike toimus, siis
mismoodi sellest on võimalik kuidagi distantseeruda, mis need nipid on nüüd prokuröril? Ega ausalt öeldes esimene surnukehaga sündmuskoht, kuhu ma läksin, ega mul ei olnud endal kõrna aimu, kuidas sellele reageerida. Kas ma hakkan seda nägema unes, kas see on midagi, mis mulle mind painab või vastupidi, ma suudan ennast kohe kiiresti tööle ümber lülituda. Õnneks siiski saabus see kindlus, et sellist asja nagu surma tagasipööramine ei ole ühegi inimese võimuses. Parim, mis me teha saame, on see, et koguda selle kohta kõik võimalikud tõendid ja tabada isik, kui teda ei ole veel tabatud, kes selle kuriteo on toime pannud ja viia ta ka kohtu ette. Et kui seda kokkuvõtvalt läheneda sellele, kui mulle määratud tööülesandele, mis ei tähenda muidugi seda, et kuidagi moodi peaks jääma kurdiks näiteks ohvritele, ohvri lähedastele, see on teine küsimus. Aga see emotsionaalne pagas, mis nii-öelda selle sündmuskohaga kaasas käib, sellest tuleb kuidagi ennast lahutada. Põhja-Ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi, suur tänu, et leidsite täna aega tulla Krimi raadiosse selgitama selle väga karmi ja samas ka tuleb tõdeda ilmselt ka pisut kummalise veretöö asjaolusid. Meie aga läheme siit väikesele pausile, kui me naaseme, võtame ette juba järgmise teema. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning nagu enne pausi sai lubatud, vahetame nüüd teemat. Eelmisel nädalal viis Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo ühes partneritega läbi rahvusvahelise politseioperatsiooni, mille eesmärgiks oli siis takistada teenustõkestusrünnete toimepanemist ja tuvastati, nagu ma aru saan, siis ka hulk võimalike rünnatega seotud internetikasutajaid, mis on selgelt siis Eestiga seotud. Sellest on meile täna rääkimas Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Tere. Hakkame päris algusest pihta, mis politseioperatsiooniga täpsemalt tegemist oli, millest eelmisel nädalal teada andsite? Jaa, Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo osales siis rahvusvahelises politseikoostööoperatsioonis, mille eesmärk oli takistada teenustõkestusrünnakute teenusepakkujaid. Ehk siis täna küberkuritegevus on suures plaanis teenuspõhine, mis tähendab seda, et igaüks saab osta erinevaid rünnakuid ja neid samu siis teenustõkestusrünnakuid samamoodi. Ja meie eesmärk või selle operatsiooni eesmärk oli siis neid teenusepakkujaid häirida, et need teenused inimesteni ei jõuaks. Meil koorus sellest operatsioonist välja natuke teistsugune fookus, kus kuna me tuvastasime, et nende teenuste tarbijad on väga suures ulatuses siin Eestis noored inimesed, siis keskendusime selle operatsiooni raames hoopis nendele noortele ja kuidas nemad siis neid rünnakuid toime panevad. Jette, ma pean vist üle täpsustama, et mis asi on siiski teenustõkestusrünne ehk siis DDoS või DDoS rünne? Mida see paha teeb? Mis asi see selline on, et üldse aru saada? DDoS-rünne on siis, selle eesmärk on häirida teenuseid, näiteks kui me võtame Kuku raadio veebilehe, siis kui kellelgi peaks olema huvi seda häirida, et inimesed ei saa kasutada, ei saa raadiot kuulata, siis selle jaoks ta selle rünnaku toime paneb. Põhimõtteliselt saadetakse siis selle veebilehele hästi palju päringuid korraga ja need, kes seda teenust päriselt kasutada tahavad, nende jaoks muutub see teenus kas aeglaseks või kukub üldse maha. Et siin võib-olla hea võrdlus on jäätise müügiputkaga, et kus lapsed seisavad järjekorras, teenus toimib, sealt tulevad lapsed rõõmsalt oma jäätistega ära ja siis tulevad järjekorda seisma veel umbes 30 last, kes tegelikult seda jäätist osta ei taha, nad trügivad sinna vahele ja seisavad seal lihtsalt niisama, mis siis toob kaasa selle, et seal jäätiseputkas enam müüki ei toimu ja rõõmsaid lapsi sealt enam ei tule. Et see on selline väga eluline võib-olla võrdlus. No need on toredad elulised, aga sellised abstraktsed näited, aga millised on olnud võib-olla kõige kõlavamad või tuntumad rünnakud Eestis? Erinevaid rünnakuid siin Eesti suunas toime pannakse. Need täna võib-olla meie sellises avalikusse meediasse väga palju ei jõua, sest need rünnakud, mis Eesti näiteks riigilehtede vastu toime pannakse, nendel ei ole erilist mõju, kuna meie süsteemid on nii tugevad, siis need läbi ei lähe. Samas Eesti
sai nii-öelda halvas mõttes siis küberkurjategijate ja küberprokuratuurijate kaardile 2007 aasta, kui pronkssöö raames Eestit tabas väga-väga ulatuslik siis DDoS-i laine. Et need rünnakud toona, neid võiski nimetada DDoS rünnakuteks või rünneteks, see? No, nii võrdnud. Aga kui me tuleme nüüd selle politseioperatsiooni juurde, siis mida siis seal siin Eestis kuidagi sihiti või mis need sihtmärgid olid, mis te ära tuvastasite? See info, mis meil olemas on, seal siis need rünnakute tellijad pigem kas toimetasid mängukeskkondades, ehk siis nad häirisid oma mängukaaslasi või rünnati ka e-kooli ja stuudiumi, samuti oli sihtmärkide all ka siis mõne Eesti kooli veebileht. Mida see tähendab, kui ütlete, et Eestiga seoses on politsei tuvastanud üle 1600 võimaliku rünnetega seotud internetikasutaja? Me tuvastasime selle 1600 seas siis nii neid inimesi või nii neid eestlasi, kes on need rünnakuid ostnud, kui ka siis rünnakud, mis on Eesti suunas toime pandud, et seal on nagu kahte varianti, et need, mis on Eesti suunas toime pandud, ei pruugi nüüd kõik olla eestlaste poolt tehtud, võivad olla ka siis välisriikide kodanikud, aga see info selles mõttes ei ole nüüd selgeks tehtud, et kumb suund see oli. Kas te olete enam-vähem selgeks saanud, et kes need 1600 interneti kasutajad on nad siis kõik küberpätid, küberründajad, ma ei tea, noored, vanad, lapsed? Pigem on suurem osa nendest inimestest on noored, et me räägime seal vanuseklassis 14–20, aga me räägime ka noortest, kes on alla 14 aasta, ehk siis ei ole selles mõttes süüvõimelised. Et seal varieerub see vanuseklass üsna palju, aga pigem on tegemist noortega. Esines ka seal üle 40-aastaseid inimesi, ehk siis nagu ma ütlesin, see teenus on laialdaselt kättesaadav kõigile ja sealt ka on näha, et need vanuseklassid siis kõiguvad. Kas ma saan õigesti aru, et te olete ikkagi kõik need 1600 kasutajat ära tuvastanud, teil on täiesti konkreetne pilt silmes, et kes nende kasutajate taga seal on? Me teame nende 1600 puhul seda infot, mida nemad on internetis siis endast maha jätnud, ehk siis kui nad on seda teenust ostnud, on meil olemas nende kontaktandmed, ehk siis e-mail, millega nad on näiteks oma konto registreerinud ja see info on meil olemas, et selle kaudu me nendega siis ühendust ka võtame. Mis nende 1600 Eesti interneti kasutajaga edasi saab? Nende 1600-le me saadame siis niisuguse teavitava või hoiatava e-maili, et see tegevus, et nad selle rünnaku on ostnud, on ebaseaduslik, et see DDoS-i rünnaku on kuritegu, olenemata siis sellest, et võib-olla nad ostsid selle oma sõbra vastu või kuskil mängukeskkonnas, et see tundub nendele noortele väga selline süütu tegevus, eriti kui me räägime just nendest mängukeskkondadest, kuid meie sõnum ongi see, et tuleks teadvustada, et tegemist on kuriteoga ja tegelikult sellistele kuritegudele järgnevad ka karistused. Mis ma selle kirjaga nüüd tegema peaks, kui ma ikkagi olen selle kirja, ma ei tea, kas saanud või veel saamas, siis ma ei tea, kui tõsine signaal on, kas ma pean sellele kuidagi reageerima, ennast üles andma? Siin on võib-olla oluline vahet teha ka selles, et need 1600 inimest, kelle kohta me siis esialgse info saime, seal olid väga paljud teod ka siis aegunud või seal olidki need noored inimesed, kes täna ei ole meil süüvõimelised, ehk siis me ei saa neid vastutusele võtta, küll aga tegelikult me ju 13 menetlust ka alustasime ja need inimesed on vastutusele nii-öelda siis võetud, aga kui nüüd inimene selle kirja saab ja ta natuke mõtleb siis oma tegude peale, et kus ja millal ta seda rünnakut kasutas, siis ma arvan, et igalühel neist võiks natuke südametunnistus tööle hakata ja nad võiksid nagu mõista, või meie eesmärk on see, et nad saaksid aru, et see ei ole süütu tegevus, vaid see on kuritegu ja uuringud on ka tegelikult näidanud, et need noored, kes mängukeskkondades selliste justkui süütute tegevuste ja rünnakutega alustavad, siis nendest ka võivad kasvada välja järgmised ja suuremad kuriteod. Et Hollandis ja UK-s intervjueeriti eelmisel aastal 22 häkkerit, kelle puhul nad soovisidki siis välja selgitada seda teekonda, et kuidas nad oma kuritegeliku karjäärini jõudsid ja seal oli 2 liini, et ühed olid lihtsalt arvutihuvilised,
ja teised olidki siis need, kes alustasid mängukeskkondadest. Oluline on mõista seda vahet, et see tegevus ei ole siis süütu. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti on meiega stuudios Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte. Selleks, et rääkida rahvusvahelisest politseioperatsioonist, mille eesmärgiks siis oli takistada teenustõkestusrünnete toimepanemist. Vahur Verte, miks otsustasite 1600 inimese puhul piirduda hoiatusega või hoiatuskirjaga, aga 13 inimese puhul alustasite kriminaalmenetlust? See on väga hea küsimus, et ausalt tunnistades nende 13 puhul, kelle osas menetlus on alustatud, oli neid markereid, identifitseeritud markereid oluliselt rohkem. Ehk siis me saime üheselt panna sellele info paketile, mis selle operatsiooni raames Europolist tuli, saime panna ka nime näo taha, saime konkreetse sündmusega ära siduda, ehk siis seda materjali, millega edasi minna, et seda oli oluliselt rohkem, see oli tummisem ja seal ei olnud enam võimalus piirduda lihtsalt hoiatava sõnumiga. No võib-olla veidikene laiendate seda terminit tummisem, et mis tüübid need sellised on? Nende 13 näol on eranditult tegemist noortega, kes pani need teod toime seal mingi 3-4 aastat tagasi. Toimepandud rünnakute iseloom on erinev, et kes seal ründas enda endist tüdruksõpra, tema interneti, kes tegi halba nalja siis enda sõbra aadressil mängukeskkonnas, kes seal ükseldana, kellega tõime hommikul ülekuulamist, selgitas, kuidas ta siis enda sõbra interneti tahtis rünnata, ta põhjust ei selgitanud, ühesõnaga täiesti seinast seina rünnakud. Aga jah, et läbiv iseloomustav joon on see, et loll vemp ja ega nad täpselt aru ei saanud, et see teenus, mida nad tellisid enda sõbra tuttava aadressil, et see oleks keelatud olnud. Täna tagantjärgi jah, mõistavad, on muutunud küpsemaks, aga tol hetkel ega nad väga ei hoomanud. Sellest tellimisest rääkides, me oleme mitu korda see siit läbi käinud, kas ikkagi sisuliselt on nii võimalik, et on mingisugune rünnete e-pood, ma login sinna sisse ja tellin, mis rünnaku tahad ja maksan sellest? Päriselt ka? Just. Nende teenuste ostmine toimib põhimõtteliselt samamoodi, nagu sa läheksid veebipoodi riideid ostma. Et võtad keskkonna lahti, valid endale sobiva paketi rünnaku pikkuse ja mahu mõttes ja maksad ära ja lähed eluga edasi. Ehk siis tegelikult selle rünnaku tellija täna ei pea ise tehniliselt mõistma mitte midagi, ta ei peagi aru saama, kuidas see rünnak üldse toimib, mis need tulemused on, kuidas seda läbi viiakse. Ja see on ka üks põhjus, miks me selle operatsiooni käigus nende teenusepakkujate peale keskendusime, et see on täna tehtud nii lihtsaks ja see kasvatab nende rünnakute toimepanemist aina rohkem, et ligipääsetavus sellele on lihtsalt nii lihtne. Selle operatsiooni fookus oligi tegelikult nende nii-öelda veebikaubamajade maavõtmine, likvideerimine siis. No me ei hakka siin nüüd reklaamima tuntumate kaubamajade aadresse, aga siiski, kui lihtne sinna juurdepääs on, et pisutki kirjeldada, et kas minusugune, kes lihtsalt nüüd, ma ei tea, mis põhjusel otsustab mingisugust rünnet tellida, kui keeruline on mul ikkagi jõuda selle poeni? Kahjuks ei ole väga keeruline, et see ongi umbes sama lihtne, kui sa soovid osta mõne konkreetse firma jalanõusid või üldse jalanõusid. Kirjutad Google'isse jalanõud ja ongi olemas, et jah, siinkohal ei taha kedagi kutsuda üles seda tegema, aga jah, selles mõttes see on lihtne ja seetõttu see ongi probleem. Ja need rünnakud maksavad üsna vähe, me räägime 5 kuni mõnekümne euroni, ehk siis võib-olla see on ka üks viis, kuidas lapsevanemad saavad natuke tuvastada, mida nende lapsed veebikeskkonnas teevad, et pangakonto väljavõttelt on võib-olla näha kahtlaseid tehinguid 10-20 euro ulatuses, et siis see tasub peale vaadata, mis need nagu võiks olla, et tegelikult see on jah, odav, ligipääsetav ja lihtne
kuritegu, mida toime panna. Tähendab, nii vähese raha eest saab juba nii palju kurja tekitada, et see sõltub ilmselt ka sellest nüüd, mis mastaabis ja kui ulatuslikku rünnet nüüd ette võetakse, aga see kõik jääb ikkagi maksimum siis mõnekümne euro piiresse see summa. Jah, ma arvan kuskil maksimum 50 eurot ja sellega saab juba mingisugust kahju ikka teha. No siit meie jutus praegu koorub välja, et ikkagi enamasti on püütud tõesti kellelegi kätte maksta, rumalaid vempe oma, ma ei tea, sõpradele, tuttavatele visata, aga kas oli ikka ka päris selliseid tõsiseid, ma mõtlen tegijaid, kes kuskil mingit kriitilist taristut proovisid siis rünnata või olid need kõik ikkagi sellised lapsed, kes lihtsalt proovisid naljaviluks? Hetkeseisuga selle info põhjal, mis meil on, selliseid kriitilisi rünnakuid ütleme haiglate või mõne muu elutähtsa teenuse vastu ei olnud, et pigem võib-olla tuntumad või sellised konkreetsed teenused, mida häiriti, olid ikkagi need koolidega seotud, aga rohkem täna või kõige rohkem oli näha neid mängukeskkonnas toimetavaid noori. Ma pean ikkagi üle küsima, et kes on poepidaja, kes kogu seda üritust üleval hoiavad, et ühelt poolt ma saan aru, et on keegi, kes tellib mingisuguse suhteliselt väikese raha eest, see on nüüd tema süü ja tema kuritegu, aga keegi, kes pakub seda teenust, kuniks on see turul, seni jätkuvad ju ka rünnakud, et kellega meil tegu ikkagi on? Just, et tegelikult selle operatsiooni mõte oligi häirida siis neid teenusepakkujaid, et see oli see peamine, et see, et meie täna nende noortega tegeleme, see on nagu järeltulem sellele. Jah, need, kes seda teenust pakuvad, samamoodi kvalifitseeruvad küberkurjategijate alla. Seda teenust saab pakkuda ka legaalsel viisil, näiteks kui samamoodi Kuku Raadio soovib oma lehe turvalisust testida või seda vastupidavust testida, siis ta saab selliste legaalsete teenusepakkujate poole pöörduda ja seda teenust endale... Palun rünnake ja siis see rünnak toimub. Aga siis ta ei ole enam selles mõttes rünnak, vaid see on kokkuleppe ja teenus. Aga jah, need, kes pakuvad seda sellisel kuritegelikul eesmärgil või võimaldavad kõigil seda teenust osta ja ükskõik millise sihtmärgi pihta, et nemad klassifitseeruvad samamoodi siis küberkurjategijate alla ja nemad on meil samuti UV-orbiidis. See kõik näeb välja või kõlab nii nagu relvapood, mis öösiti müüb mingit salarelvi, aga päeval siis jahimeestele ja registreeritud relvaomanikele siis õigetel alustel relvi ja kuidagi nii kõlab see kõik. Pigem ma ütleks, et need, kes täna pakuvad seda teenust nii-öelda kõigile ja võimaldavad siis seda küberkuritegu toime panna, siis ma natuke kahtlen, et nemad legaalsel viisil päevasel ajal toimetavad, et nende huvi on pigem ikkagi kõigile võimaldada rünnata kõiki sihtmärke, et need, kes seda turvalisuse testimist ja legaalsust teevad, nemad ikkagi on legaalsed teenused ja see on ikkagi natuke teistmoodi, et see ei ole päris see poe variant, millest me enne rääkisime, aga nemad, kes kuritegu võimaldavad seal, pigem nende huvi ongi seda kuritegu võimaldada. Kui veel nendest nii-öelda ründekaubamajadest rääkida, milleks me nad siin ristinud oleme, siis kus kohas need füüsilist asuvad? Kas meil on Eestis ka olemas ikkagi mingid sellised tegelased, kes neid teenuseid selles mõttes pakuvad? Jaa, neid teenusepakkujaid on üle maailma, sealhulgas Eestis. Nendega me tegeleme järgmisena, et on kindlasti meie UV-orbiidis, kuna nagu ma siin võib-olla alguses ütlesin, et see küberkuritegevus on teenuspõhine hästi tugevalt, siis ka meie täna Keskkriminaalpolitseis keskendume erinevatele teenuste pakkujatele ja sealhulgas siis ka need DDoS-i ründed. Mis nüüd edasi saama üldse hakkab, et ühelt poolt te korraldasite operatsiooni rahvusvaheliselt suure haardega operatsiooni, siin 1600 siinset inimest said oma hoiatuse ja 13 puhul alustati kriminaalmenetlust ja nüüd, kas see nüüd midagi ka muudab või ta on tõesti selline hoiatusaktsioon, et kõik nad teaksid, et silm on peal, te töötate ja kui ikka väga, väga jultunuks minnakse, siis minnakse ka kohtu ette. Või on seal veel mingisugused tagajärjed? Meie täna selle operatsiooni raames pigem tahamegi jagada seda teadmist, tõsta noorte teadlikkust sellel teemal, küll aga vaatame ka ise nende teenusepakkujate suunas, hoiame neil silma peal ja samamoodi siis ka neid, kes neid teenuseid tarbivad, et see kindlasti ei ole selline ühekordne teema, et nüüd on DDoS-idega kõik ja rohkem siin Eestis sellega probleemi ei ole või et meie selle peale ei vaata, et see ei ole kindlasti see, mis saab siin nagu lõpu, et see on teema ja valdkond, mis on meie huviorbiidis igapäevaselt ja ka nende
teenusepakkujate siis häirimine siin Eestis on ka meie huvi kindlasti. Ma lihtsalt mõtlen, et juhul kui mõni koolipoiss peaks praegu kuulama ja ta on parasjagu just, ma ei tea, planeerinud klassivenda kuidagi rünnata, siis selle 13 kriminaalmenetluse näitel, kui tõsine kuritegu see tegelikult on, Vahur? Ta on kuritegu, ta ei ole samal kaalukategoorias nagu narkootikumide käitlemine, aga ta on kindlasti kuritegu, mis võib halvemal juhul tuua kuni 3 aastat vangisse kaasa. Aga selle konkreetse operatsiooni teine sükke rõhuasetus on see, et need sündmused, mida me siis täna järele nopime, et need toimisid 4-5 aastat tagasi. Ehk siis see teave, mis selle operatsiooni raames kokku koguti, on päris mitme aasta tagune, ehk siis need noored, kes täna mõtlevad, et teeks nagu halba nalja või homme, et see asi võib neid kummitama tulla 3-4 aasta pärast. Ehk siis see, et me saame oma Euroopa partneritelt igapäevaselt taolist teavet juba toimunud rünnade kohta. Ja see on üks taoline näide lihtsalt. Et kui vene keeles on homme kontrolltöö, siis võiks ikka ära õppida, mitte proovida oma mingisugust koolisüsteemi kokku jooksutada. Võib-olla siin tooksin seesama, et miks see 3 aastat hiljem neid kummitama tuleb, et internet või see veebikeskkond tundub väga selline anonüümne ja et keegi mind seal ei puutu, et ma istun oma kodus ja mis ikka juhtuda saab, siis tegelikult need jäljed, mis inimestest sinna maha jäävad, nende kaudu on hiljem väga lihtne panna nime ja nägu kokku. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte. Aitäh, et saite täna aega Krimiraadiosse tulla. Järgmine Krimiraadio on eetris taas järgmisel nädalal, nagu ikka teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.